tere kõigile, kes te olete täna siia kogunenud raamatu Õnne ja edu teejuht, aita meid läbi astroloogia esitlusele ja mul on hea meel teile tutvustada selle raamatu autoreid Kristelle Sööt-Kajo ja Pille Teearu. Tere Kristelle ja Pille! Tere! Tere! Et võtan siia teie juurde istet ja alustuseks mul on selline palve, et rääkige natukene endast, et kes te olete ja millega te siiani tegelenud olete? Mina olen siis tegelenud astroloogiaga, õppinud seda ja siis kui teadmised olid piisavad, siis hakkasin seda raamatut kirjutama. Lisaks olen ka tegelenud enesearenguga, eneseleidmisega ja see ka siis sai siia raamatusse kirja, et läbi astroloogia võtme. Mina olen Pille ja tegelen põhiliselt igapäevaselt individuaalselt psühhoteraapiaga, võtan kliente vastu, nõustan, olen neile mentoriks, teejuhiks ja niimoodi juba seda tööd teinud pea 15 aastat ja psühhoteraapia juurde jõudsingi läbi selle, et tekkis isiklik vajadus asjadest rohkem teada saada ja lõpuks kujunes sellest siis mulle ka töö. Kristelle tahab meid täna üllatada sellega, et loeb meile ette ühe katkendi raamatust. Vaatame, mille ta on valinud. Palun. Neitside kõige suuremateks hirmudeks on haigused ja vaesus. Neid ta kardab kui tuld ning iga väiksemagi haiguse nähuga jookseb ta kohe arsti juurde ning laseb endale hunnik rohtusid välja kirjutada. Nii igaks juhuks, et äkki ikka on midagi viga. Ja ega profülaktika mõttes pole ju ka halb endale biodes-tablette igal hommikul sisse süüa. Minu tee on olnud mõneti erinev tavapärasest liikumisest, sest minu eneseleidmine sai alguse väikese lapse kõrvalt ning olen jätkanud seda teed 2 väikese lapse kõrvalt. Teistel naistel ja ka paljudel meestel algab selline eneseleidmise soov tavaliselt hilisemas elus, kui lapsed on juba suuremad ning soovitakse kusagile edasi liikuda. Terapeudi seisukohast kuuluvad foobiad ja hirmud inimese alateadvuse kõige pindmisematesse kihtidesse. Kahjuks ei ole alust levinud seisukohal, nagu peaksime oma paanilise hirmuga alateadlikult leppima. Esiteks tekib iga tõeline foobia, näiteks pelgalt ämblikule mõtlemine meie kehas pingeid. Teiseks on hea uudis see, et foobiast on võimalik vabaneda. Aitäh! Aitäh Kristellele! Äkki sa kommenteerid, et miks just need katkendid valisid sellest raamatust? Ma usaldasin täna universumit ja tegin raamatu sealt koha pealt lahti ja siis sain aru, et need lõigud tuleb täna ette lugeda. Kristelle, see raamat on täiesti teedrajav, ütleksin mina. Et sellist raamatut, kus oleks ühendatud astroloogia ja eneseabi, pole varem kirjutatud. Kuidas sul tekkis mõte sellist raamatut kirjutada? Ma kuskil sisemusest teadsin, et ma pean seda kuidagi kirjutama, selle loo kirja saama, sellepärast, et nii astroloogia õpingud kui ka see eneseleidmine käisidki mul tegelikult paralleelselt ja nad lihtsalt tulid kuidagi minu juurde ja hakkasid mind huvitama ja siis nii ta läks. Kuidas sa kaasasid Pille? Kuidas sai Pillest sinu kaasautor? Pillega oli selline huvitav lugu, et mina rääkisin Pillele, et vaata, et kui hästi minul läheb, et mulle pakuti võimalust raamat kirjutada ja siis Pille kaasas ise ennast raamatusse. Ütles, et tema teab, et tema peab ka raamatu kirjutama ja tema saab mulle sinna oma psühhoterapeudi teadmistega abiks olla. Ja nii ka oli. Nii, nüüd ma küsin Pille käest, et millest tuleneb sinu huvi astroloogia vastu? Minu huvi astroloogia vastu tuleb sellest, et ka mina olen käinud algkursusel astroloogiat õppimas. Aga siis ma sain aru, et ümberringi on juba nii palju tublisid, kes kõik astroloogiast sügavuti teavad ja ma ei pea ise kõigega sügavuti minema.
et las siis teised teevad minu heaks ka midagi sedapidi ja see raamatusse enda pakkumine ongi nagu see ka, et raamatu kirjutamisse, et kui sul ikkagi on midagi öelda, siis tihtipeale jääb see ütlus nagu selliseks, et kõik ei kuule seda. Aga ma usun, et nüüd, kui ma olen seda kõike läbi raamatu öelnud, et äkki siis on kuuljaid rohkem. Kristelle, nagu ma olen juba siin korduvalt öelnud, on see täiesti teistmoodi raamat, see on eneseareng läbi 12 päikesemärgi, et see on nagu omamoodi rännak sul. Kuidas need enesearengu ja astroloogia lood omavahel seotud on? Nad ongi seotud sellega, et tegelikult Zodiaagi ring ju algab kuskilt, algab jääraga ja enesearengu lugu ka algab ju kuskilt, et siis ma põimisin nad sealt algusest kokku ja need enesearengu lood ongi väga tugevalt just inspireeritud sellest, et mis päikesemärk mul just siis parasjagu käsil oli. Et siis ma panin need lood sinna nagu juurde. Kuidas sul tekkis ära tundmine, et astroloogia just võiks aidata sind enesearengu teel? Sest et astroloogias on niivõrd palju selliseid psühholoogilisi aspekte või ka astroloogia aitab iseennast mingisugusest teisest vaatenurgast näha, iseennast paremini näha. Ja kui see siduda veel enesearenguga, siis see kõik jookseb täiesti loogiliselt kokku tegelikult. See raamat on kirjutatud läbi isikliku kogemuse, siin on väga palju näiteid sinu enda elust. Kuidas seda raamatut kirjutada oli? Tegelikult oli raamatut kirjutada üllatavalt kerge, et see ei olnud minu jaoks mingi raske protsess, see oli pigem selline tore ja tervendav protsess, et need lood pidid saama minu seest välja ja paberile ja nad saidki sinna ja nad aitasid mind ja loodetavasti aitavad ka neid inimesi, kes seda raamatut loevad. Kristelle on kirjutanud sellesse raamatusse enesearengu ja astroloogia osad ja Pille on lisanud neile iga päikesemärgi, minapildi, psühholoogilised selgitused. Räägi natukene, kuidas need minalood sinna raamatusse sündisid? Inimene koosneb ju osadest, et ei ole olemas ühte ja terviklikku mina ja miks mitte siis võtta iga päikesemärgi see põhiliselt iseloomustav mina ja see lahti kirjutada. Ja kui sellest raamatu kirjutamisest veel rääkida, siis Kristelle saatiski mulle astroloogilise kirjutise ja iseenda selle teekonnaloo ja sealt ma lihtsalt lugedes läbi tema lugu sain aru, millisest minast ma selles peatükis kirjutama pean. Hästi huvitav oli, et näiteks isegi psühholoogilisi tõlgendusi tuli kaksikutele alguses 2 tükki. Just nagu teaksime, et kaksikud tahavad kõike topelt teha. Aga üks mõte mul on tegelikult siia üles kirjutatud, et hirmus küll, kui see lugemata jääb, eks ju, ma panen selle ära. Aga mõte on see, et kogu see kirjutamise protsess oli meil tõesti Kristellega selline, et sa sõidad nagu kogu aeg sellise rohelise tulega. Et teate, seal Nõmmel on ju 48 kilomeetrit tunnis tohid sõita ja sul on kogu aeg roheline tuli. Et me umbes niimoodi kirjutasimegi seda. Ja kui vahel juhtus, et Kristelle kiirustas või mina kiirustasin, siis tuli punane tuli, me pidime seisma. Või tuli mingi tõkke kuskile, et tegelikult kõik asjad, mis niimoodi kulgevad normaalselt 48 kilomeetrit tunnis, et ju siis need on õiged. Ma tean, Pille, et sa oled õppinud minade psühholoogiat. Äkki sa räägiksid natukene lähemalt, et mis see minade psühholoogia on? Kui inimene tuleb teraapiasse, siis ta räägib kõigepealt oma tunnetest. Ja need tunded on teda halvanud, ta ei näe enam iseenda minapilti. Aga kui ta saab aru ja teada, et tegelikult et iga mina, üks pisikene osa minust oskab tunda just seda tunnet ja oskab teha just neid asju. Hetkel, kui ma teile praegu siin räägin, siis ma saan selgelt aru, et minu seletaja mina on käivitunud, ta on pisut ärevil,
aga ometi ta on olemas, ma oskan seletada. Ja samamoodi kogu selle teraapiaprotsessi käigus ma justkui võtan inimese tükkideks lahti, panen pärast kokku ka, et ta oma sellest kaitsest natukene kaugemale näeks. Ümber meie on selline kaitsev koor nagu munaet ja mõned väga väärtuslikud osad võib-olla ei pääsegi löögile alati. Ja mõned, mida me enam ei vaja, ei pea seal enam olema. Niimoodi need minad seal toimivad. Selles raamatus on ühendatud astroloogia ja psühholoogia. Ma tahan Pille käest küsida, et kuidas on omavahel seotud astroloogia ja psühholoogia? Jah, see on see koht, kus ma ütlen, et see on hea küsimus. Et tegelikult on ju kõik kõigega seotud. Väga keeruline on nagu ainult astroloogia niidi puhtalt ja nüüd, kui ma töötan hästi palju koos astroloogidega ja tunnen ja tean neid, et sealt need psühholoogiliselt nagu laienemised saab sealt siis nagu psühholoog ära rääkida. Nii, ja nüüd mul on selline küsimus, et Kristelle ja Pille, kas sellesse raamatusse sai nüüd kõik kirja? On see nüüd lõpp-punkt või on see alles alguspunkt teie enesearengu teel? Tegelikult on see alles alguspunkt. Kas sellel on loota järge? Vist küll, jah. Jah, oleks nagu kohatu öelda, et see kõik on see, mida me teame. Et kindlasti me teame palju rohkem ja